Ma olen väga tänulik, et te meid Eestisse kutsusite ja võimaldasite meie muuseumitööst rääkida sellest ja meie tegevustest. Elu on sõja algusest kõvasti muutunud. Paljude organisatsioonide töö sai ära tühistatud. Meie muuseumi direktor on juba esinenud, kes mainis, et ma viibin siin ja räägin meie uuest multimeedia projektist, mille nimeks on Martüroloogia lapsed. 4. juunil tähistatakse rahvusvahelist süütute laste agressiooni ohvrite päeva, mille kehtestas ÜRO 1982. aastal ja Ukraina ühines selle traditsiooniga 21. aastal, arvestades, et Donetski ja Luhanski oblastites hukkus selleks hetkeks üle 240 alaealise lapse ja Ülemraada kehtestas 4. juunil laste mälestuspäevaks, riiklikuks mälestuspäevaks. Täiemahulise sissetungi algusega laienes hukkunud laste geograafia oluliselt ja nende arv pidevalt kasvab. Ja kõige väiksemate sõjaohvrite mälestuseks korraldatakse Ukraina linnade keskplatsidel regulaarselt performanse ja aktsioone, installatsioone, aga kõik on nad tähtajalised. Ja meie muuseumi meeskond püstitas endale eesmärgi, et luua installatsiooni, mis kestaks nii kaua kui võimalik. 22. aastal, kui me projektiga alustasime, ei teadnud me, millal see lõpeb ja millal laste surmad lõpevad. Ja plahvatuste paikades tekivad sellised mälestuspaigad, kuhu tuuakse lilled, mänguasjad. Ja 22. aastal pakkusime uue mälestamise vormi. Te näete raamad, need on Beltšeri kindluse ülem väravad. Ja seal me avasime 22. aastal laste martüroloogia. Sellel on mitu aspekti ja selle aeg on sellest saanud selline sümboolne koht Vene sõjaohvrite mälestamiseks. Ja meie partneriks on prokuratuur, kelle prokurörid süstematiseerivad laste, sõjaohvriteks langenud laste andmeid. Ja neid laste õiguste rikkumisi dokumenteeritakse nii rahvuslikul kui rahvusvahelisel tasandil. Projekti avamine toimus 4. juunil 22. aastal. Ekspositsioonipaigaks valiti Pätnitskaja väravad ja meil on olemas ka mälestuspuu, mis sümboliseerib kogu Ukraina rahvast. Ja siin näete on fikseeritud hukkunud laste arv 22. aastal 262 last. Praeguseks on neid palju rohkem ja see number muutub praktiliselt iga päevaga. Ja ruumi sisenedes satuvad külalised sellisesse ruumi,
kus seintel on küünalde projektsioonid ja laste portreed, nende silmad, nende naeratused ja selle juures, pildi juures on lühiannotatsioon lapse nimi, hukkumise paik. Ja nii see martüroloog välja näebki, neid on meil Ukrainas palju, on olemas tsiviilisikute martüroloogia, aga see on lastele pühendatud. Ja need on meie väiksed märtrid. Ja selle mälestuspaiga taustamuusikaks on meie laul. Ja meie ekspositsioonil ei ole ühtegi originaaleset, aga külalised satuvad erilisse keskkonda, kus nad võivad jääda silmast silma lastega. Peaprokuröri andmetel on 2. mai 25. aasta seisuga oli nii palju hukkunud lapsi, 624. Aga selle ajaga on see number kasvanud, et see on juba 626. Ja nii meie töö käibki, et muuta numbrid ja lisada lapse pilt, et siin on need regioonid, mis on kõige rohkem kannatanud, Donetski, Kiiev, Harkivski, Samskaja oblast, need on kõige rohkem kannatanud. Seal on kõige rohkem hukkunud lapsi ja kuidas me neid andmeid kogume, teeme koostööd peaprokuröri ametiga. Nad annavad meile uued nimekirjad, siis võtame ühendust lastevanematega, kes ütlevad, et ema ütleb, et ma tahan, et seda pilti kasutaks. On Jelisei, ta hukkus evakuatsiooni ajal 22. aastal. Vene okupandid tulistasid tema autot ja näete, mis tema mütsist järgi jäi. Ja ümbermatmisel, kuna Jeliseid oli 2 korda maetud tee ääres ja siis surnuaias, siis ema pani talle selle mütsi kirstu. Ma ei tea, kas ma saan videot mängima panna, vist ei õnnestu. Martüroloogia avamisel kutsusime noor isa Oleg Fitško, kes on pildi keskel. Ta on Hersoni oblastist. See on noor patrullpolitseinik, kes ühe päevaga kaotas kogu pere, lapsevanemaid, abikaasa, 6-aastast tütart ja 1,5-kuulist poega. Ja neid tulistasid Vene armee. Täiskasvanud hukkusid koha peal ja lapsed nutsid autos veel 1,5 tundi kuni. Ja kui Oleg sai teada, siis ta viskas oma püstoli minema ja ütles, et me ei sünnita oma lapsi selleks, et neid tapetaks. Ja ta tõi meie näitusele 2 mänguasja, 2 pesukaaru
ja see on traditsiooniks muutunud. Inimesed toovad pehmeid mänguasju, maiustusi ja sõjaväelased võtavad oma õlemärke maha. Meie martüroloogia tööga on tutvunud umbes 120 000 inimest selle 3 aastaga. Martüroloogia baasil on toimunud mitu mälestusüritust. Meil näete mälestus medali, mis on tehtud tanki soomusest. Ühel pool on medalil üks osa puudu ja selle koha peal peaks tekkima number, hukkunud laste number, aga selle paneme siis, kui see number on lõplik. Meie üritusega on palju erinevaid organisatsioone liitunud ja esimese leedi eestvedamisel loodi erinäitus Lõpetamata eluraamat, mis oli samuti meie martüroloogia põhjal tehtud ja meil oli palju erikülalisi ja meil oli au näidata meie martüroloogia ka Alar Karisele, kes külastas meid 1. juunil aastal 2022. Ta tundis huvi selle vastu, kuidas me andmeid kogume, millised on meie kaotused ja mida me kavatseme edasi teha. Siin te näete Riigikogu aseesimeest Helir-Valdor Seeder ja meid on samuti väga palju rahvusvahelised delegatsioonid külastanud. 4. juunil 2024 hukkunud laste auks üritusel ajal esimene leedi otsustas, et peamised sündmused toimuvad meie martüroloogia baasil. Ja ta ütles meie Ukraina ametnikele ja pöördus kogukondade poole, et palun päästke meie lapsi. Me ei saa nende elude väärtust relvade hinnaga mõõta. 24. aastal toimus president Zelenski kohtumine India peaministri Narendra Modiga. 7. novembril meie projekt oli, meie multimeediaprojekti lapsed esitleti Kaunase Forti muuseumis ja nagu Leedu esimene leedi Diana Naudesiden ütles, kes on näituse patroon, märkis, et Leedu kutsub teisi riike jätkama meetmeid Ukraina laste kaitseks, kes mitte ainult ei kannata sõja all, vaid on ohus ka sunniviisilise ümberpaigutamise ja ebaseadusliku lapsendamise tõttu. Ja meie koos on takistada Ukraina rahvusliku identiteedi hävitamist. Ja ärge luba selle näitusega kutsume üles mõtisklema veetma aega nende lastega, kes hukkusid sõjas. Ja meie projekt mõjutab kaastunde kultuuri
ja 26. septembril aastal 2024 sai meie projekt Lapsed Gabrovas, Bulgaaria, European Museum Academy ja Slaavi kultuuride foorumil tunnustuse Ukraina rahva vastupidavusele ja muuseumide otsustatavale rollile vabaduse ja iseseisvuse kaitsel. Aga on ka siiras soov kunagi mitte enam selliseid projekte luua, mitte laiendada, mitte jätkata, vaid panna punkte, mitte täiendada meie martüroloogi hukkunud laste portreedega. Meil on väga raske hukkunud lastevanematega suhelda. Te näete, et ka 24. aprillil aastal 25 Kiiev oli rünnatud ballistiliste rakettidega, nii et üks neist hävitas maja, kus hukkus palju inimesi, kaasa arvatud terve perekond, ja kui meie fotograafiga tulime kohale, ma pöörasin tähelepanu ühele noorukite grupile, kes seisid seal maja varingu juures ja nemad seletasid, et seal on minu sõber ja nad ootavad, et päästavad teda. Tema nimi on Danil. Ja nad ei saanud leppida mõttega, et Tanja ei ole enam elus. Ja 5 tunni pärast tõid päästjad nii Tanja kui ka ta ema ja isa kehad. Ja see on väga ebameeldiv abituse tunne, et meie lapsed matavad lapsi. Ma tänan teid tähelepanu eest. Ma usun, et me jätkame nende projektidega, et tutvustada inimestele, mida Ukraina praegu üle elab ja arutada seda, mida me saaksime teha, et lapsed Ukrainas ei hukkuks. Kui teil on küsimusi, siis palun esitage. Üsna väga keeruline teema, mida me peame peegeldama. Novembris nägime, kui me Kaunasel näitust avasime, et paljudele inimestele, isegi neile, kes tähelepanelikult jälgivad Ukrainas toimuvat ja mis oli Jüri ettekandes ja mida me selles esitluses nägime, tegu on tõelise šokiga, mida tuleb peegeldada ja hiljem võib-olla sõnastada oma küsimusi või kommentaare. Ma ei suuda proovida ennast teie kohale panna, aga me püüame muuseumina mõelda, et kuidas teie muuseum on oma missiooni muutnud. Kuidas te suutsite oma jõud kokku panna, et nende õuduste näiteks Butšis toimuvate õuduste taustal leida endas hingejõudu, et tulla muuseumisse ja hakata kultuurilist pärandit päästma ja siis üsna kiiresti uut strateegiat välja töötada. Kuidas muutuda käimasoleva sõja kajastajaks, mis on väga keeruline ülesanne. Aitäh teile selle töö eest ja ma
usun, et meil tekivad küsimusi ja kommentaare, aga arutelu ajaks